Ärevus on täiesti normaalne tunne, mida kogeda. Ärevus on aidanud meil evolutsiooniliselt ellu jääda. Näiteks olla hiirvaikselt, kui kuskil on mingisugune suur loom või võimalus on hoopis põgeneda või võidelda sellega. Praegusel ajal aga me nii sageli mingisuguste loomadega ei võitle ja pigem on olukorrad sellised sotsiaalsed, mis meid ärevaks teevad. Mida siis inimene tunneb, kui ta on ärev? Esiteks füüsilised asjad, üleüldine selline pingetunne, siis võib samuti olla see tunne, et tahaks kas võidelda või põgeneda olukorra eest või pigem ollagi hoopis kuidagi hästi vaikselt. Näiteks kui õpetaja küsib, siis viid pilgu eemale ja üritad olla võimalikult nähtamatu. Siis füüsilised aistingud veel või sellised tunded on ka pulsi ja sellega seotud ka vererõhu tõus, hingamine kiireneb ja kui inimene hingeldab liiga palju, siis tema aju saab liiga palju hapnikku, võib hakata pea ringi käima ja samal ajal võib olla ikkagi tunne, et õhku on liiga vähe. Ja inimene tarbib hapnikku sellepärast sellises olukorras, et tõesti kas võidelda, põgeneda ja seetõttu siis hapnikurikas veri läheb meie lihastesse ka. Ja siis seetõttu võib tekkida näiteks lihasvärin. Ja kui me oleme pikka aega pinges, siis võivad tekkida igasugused valud, näiteks peavalud või kõhuvalud. Ärevust seostatakse enamasti hirmu või paanikaga. Foobiate puhul konkreetselt kardetakse siis midagi konkreetset, et on see ämblik, kõrgus, avarad ruumid, teiste inimestega suhtlemine. Ja paanikahood on iseenesest sellised, mis võivad tekkida ka näiteks foobiate puhul või mõne muu ärevushäire puhul, aga ka paanikahäire enda puhul. Ja paanika puhul siis inimese keha reageerib sellest nagu üle. Et ta kogeb neid füüsilisi paanika sümptomeid väga tugevasti, võib tekkida segadus, miks üleüldse see olukord tekkis ja hirm enda tervise pärast. Täiesti loomulik reaktsioon on olukorda vältida, aga see teeb tegelikult pikas plaanis olukorra hullemaks. Näiteks, et kui me kardame suhelda ja väldime suhtlust, siis iga kord, kui me oleme suhtlusolukorras, tundub see järjest hullem olevat. Ja või näiteks, kui meil on tunne, et tahaks nagu seda olukorda kontrollida kuidagi enda ärevust maandada, siis inimesed näiteks, kui nad kardavad midagi konkreetset, näiteks mustust, nüüd hakata käsi pesema või on mingisugune muu rahustav tegevus, näiteks nagu loendamine, üle kontrollimine, et see justkui peaks ärevust vähendama, aga tegelikult võib see pikas plaanis muutuda nagu selliseks sunniks, mis võtab tohutult aja ja ressursi. Ärevuse sümptomeid võib tunda ka teistes olukordades. Näiteks, kui on vaja kohaneda mingisuguse elumuutusega ja see võib olla nii positiivne kui negatiivne. Näiteks, kui on kolitud paremasse kohta või näiteks on kooli vahetatud, et siis see võib olla selline tore muutus, aga iseenesest tuua kaasa palju stressi, mille tõttu siis inimene võib hakata kogema ka neid ärevuse sümptomeid. Samuti võib inimene ärevust kogeda pärast traumaatilist sündmust, kas seda pärast seda, kui ta on ise seda kogenud, pealt näinud või näiteks kui sündmus on juhtunud tema lähedasega või kui on näiteks mingisugune oht tervisele, et kas potentsiaalne haigus või ongi mingisugune haigus, et siis inimene on rohkem enda tervise pärast mures. Ja samuti üleüldse selline pikaajaline pinge, lihtsalt ületöötamise tõttu. Sageli inimesed ei teagi, et nende probleem seisneb liigses ärevuses, vaid nad pigem kirjeldavad seda kui lihtsalt pingetunnet. Ja tõepoolest, inimene ei pea otseselt kartma mingisugust olukorda, ja ta võib olla ka väga julge inimene, aga tegelikult on ikkagi probleem ärevuses. Need üldise ärevuse sümptomid on see, et inimene on lühikese süütenööriga, võib kergesti ärrituda, ta on pinges nii vaimselt kui füüsiliselt, et võib olla pingetunne ülaseljas, võivad olla seedesüsteemi häired ja
näiteks mingisugused valud, näiteks peavalud. Siis samuti kirjeldab seda ärevust liigne muretsemine. Et muretsemine sellepärast, et põhimõtteliselt kõige pärast. Et mida mul kõike on täna vaja teha, kas mul need asjad, mis ma tegin, läksid hästi, mida ma ei tea, teised arvavad, huvitav, et missuguseks ilm täna kujuneb, kuidas ninasarvikutel läheb, täiesti suvalised sellised muremõtted ja võivad tekkida ka mingisugused stseenid peas, et äkki juhtub midagi. Et sellised ärevusega seotud mõtted on hästi äratuntavad sellise sõna, et äkki juhtub midagi. Samuti võib pingis inimene kergesti ehmuda ja kogeda rohkelt ka ootusärevust. Ja kogu selle pikaajalise pinge tõttu võivad siis kujuneda ka muud tervisehädad. Aga mida ärevuse puhul teha? Kui on paanikahoog, siis 2 asja. Kohe konkreetset soovitust. Esimene soovitus või harjutus on see, et pööra tähelepanu sellele keskkonnale, kus sa viibid. Et sa oled parajasti ära kadunud enda mõtetesse, mis on väga hirmutavad. Et too ennast tagasi siia ruumi. Kirjelda näiteks 5 asja, mida sa näed. 4 asja, mida kuuled. 3 asja, mida füüsiliselt tunned niimoodi kompimise teel. 2 asja, mille lõhna tunned ja 1 maitset, mida sa tunned. Teiseks saab tegeleda enda füüsiliste sümptomitega ja selleks on hea harjutus, mis on omast käest võtta. Selleks võtta enda käsi, võtad enda teise käe nimetis sõrm ja liiguta rahulikult sõrme ülespoole, hinge sisse. Ja nüüd hinge välja. Tee paus. Hinge rahulikult sisse. Ja välja. Paus. Sisse. Ja täpselt nii kaua, kui on vaja. Ja kui käsi saab otsa, saab teistpidi tagasi tulla. Kui on hirmud, näiteks sotsiaalärevus, et siis tuleb panna ennast olukordadesse, mis on mugavustsoonist nagu hästi natukene väljas, niimoodi samm-sammult liikuda. Et mis on esimene asi, mida sa julged teha, aga mis on samas natukene ebamugavust tekitav. Vaata, kuidas sul läheb, koge seda ärevust, lase sellel olla ja tule sellest võidukalt välja. Siis järgmine kord sa suudad jällegi sammukese võrra rohkem. Ja üldse pinge puhul tee paus, puhka, lase lihtsalt endal olla.